1995. aastal tõi Honda esmakordselt ostjateni täiesti uue mudeli Honda CR-V. Eelmisel aastal jõudis siis Ameerikasse juba 5. põlvkonna esindaja ja Eesti on üks väga kauge ja väike kohakene ja siia jõudis see uus 5. põlve mudel alles nüüd. Ja see pakub siis moodsaid Android auto ja Apple CarPlay siis ühendusi ja tal on ka pikem telgede vahe kui siis eelmisel mudelil. Ja esimest korda on kasutusel Honda Active Sulter Grill süsteem, mis siis vähendab Honda väitel siis kütusekulu. Ja kasutusel on ka uus CVT automaatkäigukast, mis on nüüd 7-astmeline koguni ja pakub selliseid kihvte, selliseid käiguvahetus siis tunnetusi ülekandetele. Ja see on vägagi selline tore sellise perekulguri puhul, mis muidu pole üldsegi sportlik auto. Ja tal on nüüd uus 1,5 liitrine bensiinimootor, mida on pakkuda nii manuaali kui ka selle CVT käigukastiga. Ja see on meile tuttav juba tegelikult juba uue Civicu poolt, mida sai siis tutvustatud mitu korda eelmisel aastal Niceluxury proovisõidusaadetes. Ja nelikveosüsteem siis lülitub välja, kui tagarataste pöördemoment pole enam vajalik. Ja võrreldes eelkäijaga on tal siis ka kõrgem clearance. Clearance on sellise Honda CR-V auto vägagi vajalik ja vägagi konkureeriv siis oma konkurentidega, nii et esiviolistel versioonidel on tal clearance'is 191 mm ja nelikviolistel 201 mm. Ja Honda väitel on tegu siis klassi kõige mahukama pagasiruumiga ja nüüd on ka siis tagaistujate jalaruumi palju rohkem ja auto on ka 7-kohaline. Esmakordselt samuti ajaloos. Ja pakkuda on siis uus sensing süsteem, mis siis pakub aktiivohutussüsteeme, millest tuntumad on juba siis püsikiirushoidja ja sõidurealt lahkumishoiatussüsteem, kuid mis pakub ka siis selliseid silmapaistvaid asju nagu intelligentselt distantsi jälgivad püsikiirushoidjat ja mitme siis sellist vaatelist tagurduskaamerat. Ja hübriid lisandub valikusse järgmise aasta kevadele ja hinnad algavad 25 990 eurost ja lõpevad 36 500 euro juures. Ja 1,5 liitrine mootor, millest ma rääkisin, on siis 127 kilovatise ja 173 hobujõulisena või siis 142 kilovatise ja 193 hobujõulisena. Ja kütusekulu jääb tal 5,6 kuni 8 liitri vahemikku ja natukene veider, et nii väike mootor mahutab endasse nii palju kilovatte. Ja piduriga aagis on tal 2000 kilogrammi. Selline on uus Honda CR-V. Ta on nüüd palju ruumikam ja palju mitmekülgsem auto, kui ta ennem oli ja selles on väga palju kiidusõnu, ta kindlasti pälvib väga palju kohti Eesti rahva garaažide ees. Kuid natukene on disain muidugi selline maitseasi ja pigem ongi ta selline rahulik perekulgur, mis sportlikku liikumist ei paku küll, aga mahutab ta ära kõik sinu perekonna. Meie kohtume juba nädala pärast.